nüüd siis tuleb üks väga põnev loeng praktika. Praktiline loeng. Me panime Raidoga sellele nimeks enesetähtsus versus eneseväärtustamine. Kõigepealt ma teen väikse sissejuhatuse rääkides natuke varjuküljest. Siin on päris palju uusi inimesi, kes pole minu varjukülje loengut kunagi kuulnud ilmselt, aga need, kes on, siis võtke seda kui esimest korda ja avastage enda jaoks midagi uut. Ma teen vaid kiire sissejuhatuse, sellepärast et see enesetähtsus on ikkagi fookuses täna meil ja me lähme sinna hästi sügavale. Ja pärast sellest siis Raido räägib pikemalt, me koos räägime. Nii, varjukülg. Miks ma räägin enne varjuküljest on sellepärast, et enesetähtsus on päris suur osa varjuküljest, selline teadvustamata osa. Ja seetõttu kõigepealt räägime, mis see varjukülg on ja kus me varjukülge kohtame. Ja... Nii, varjukülg on see osa inimese psüühikast, mis on eitatud, ignoreeritud, maha surutud. See ebameeldiv, valus, piinlik, võib-olla häbitundeid üles toov osa meie olemusest. Varjuküljes on hirmud, ihad, fetišid, sõltuvused, igasugused isiksuse omadused, mille pärast me tunneme piinlikkust või ei taha tunnistada, et meil need on. Aga paratamatult need on meis. Sest inimese olemus on terviklik ja üles ehitatud valgusaspektile ja varjuaspektile. Kogu meie maailm on sellele üles ehitatud duaalsusele, eks. Ja seda duaalsust on meil väga vaja, sest et ilma selleta me mitte kunagi ei avastaks oma potentsiaali. Me ei kogeks, sest polekski mingit kogemust, kui ei oleks kahte võrdlust, eks ju. Poleks kahte äärmust. Ja me ei õpiks ka kuidagi, me ei leiaks oma kohta siin maailmas. Me ei õpiks tajuma ennast ja kõike seda, mis ümberringi toimub. Me üldse mitte midagi ei oleks, kui ei oleks kogemust. Saate aru? Kõik on ju kogemuse põhine, aga kogemus sünnib kahest polaarsusest. Ja kus me siis puutume kokku oma varjuküljega? Kus juures varjuküljel on väga oluline funktsioon. Selleks on inimesi siis juhatada või viia oma potentsiaalini. Sest et nagu ma esimesel päeval juba tõin selle näite, et jõusaalis ka me peame raskuseid tõstma selleks, et teada, kui tugevad me oleme. Võt varjukülg on umbes see sama asi, et ta näitab meile läbi raskuste, läbi nende ebameeldivate emotsioonide. Näitab, kus on meie vägi, milleks me võimelised oleme. Näiteks tekib elus mingi probleemne olukord, eks ju, mis on väga raske. Ja mõtleme, kuidas ma küll sellega toime tulen ja ma ei suuda. Aga siis läheb mõni aeg mööda. Ja sa oled nii palju kasvanud läbi selle raskuse ja see raskus on näidanud sulle, milline vägi sinu sees tegelikult veel peidus on. Ja läheb aeg edasi ja tuleb mingi järgmine väekiht välja, eks ju. Et seal on varjuküljes on tohutult palju kingitusi peidus, tohutult palju. Nii, kus me puutume kokku siis oma varjuküljega? Kõige rohkem suhetes ikka. No ikka suhetes. Et muidugi unenäod ja hirmud, sõltuvused ja teiste inimestega suhtlemised ja igasugused elukogemused, korduvad mustrid, kõik see peegeldab meile ka varjukülge. Igas asjas on valguse külg ja varjukülg. Aga eriti suhetes. Ja vaadake, eriti need kohad, mis meid ärritavad. Vot kui sa milleski ärritud, siis see annab sulle sinu varjust hästi suure nagu selguse. Näiteks, mul tuleb kohe meelde. Ma toon pärast Ülar sinu näite ka, ära siis pahanda. No see kasside näide vaata. Mäletad šamaanilaagris, sa ütlesid, et siit ärritavad kassid ja kuhu me lõpuks välja jõudsime. See oli päris hea, ma kohe toon selle näite. Et igal pool, kus sa seisad silmitsi mingi ärritumisega, ükskõik liikluses ärritud või mingi väike asi ärritab sind. Näiteks, ma ei tea, mu emal oli kunagi üks kavaler, keda ärritas see, et mu kulmud olid mingi millimeetri võrra viltu kuskilist kohast nagu.
mingi väike asi, mis ärritab ja meil kõigil on neid väikseid asju, mis ärritab, eks ju, see on normaalne, et need asjad on, aga need ärritumised näitavad meile seda varju kõige rohkem. Nii, ja kuidas leida varju küljest oma potentsiaali siis? Nagu ma ütlesin, et varju küljes peitub tohutu potentsiaal, eks ju. Mis see tähendab? Võiks ju arvata, et varju külg on läbinisti üks vastik ja ebameeldiv ja halb ja issand jumal, surume täiega alla selle kuhugi. Ühiskond õpetabki meid ju seda muud kui alla suruma. Mitte sellega toime tulema, mitte seda endasse tervikolemusse lõimima ja embama varju külge, eks ju. Toon siis näidete järgi on kõige parem seda potentsiaali leida. Kui mind ärritavad inimesed, kes kes on aeglased, jäävad igal pool ette, kasutud loodrid loivavad ringi igal pool muudkui. Jäävad ette. Kas siin on selliseid inimesi, keda ärritavad aeglased inimesed? Flegmaad. Nii. Mis potentsiaal siis teie varjus peitub? Kiiru. Teie varjus peitub potentsiaal mõõtmatuks rahuks ja aktsepteerimiseks. Nii, kui mind ärritavad inimesed, kes muudkui karjuvad ainult kõva häälega ja domineerivad ja nii kui keegi häält tõstab minu peale, siis mul kohe läheb õudne, mind läheb see endast välja. Kas siin on sellist inimesi? Mõni on. Siis teie varjus peitub selline äratamist vajav sõdalane, kes tegelikult tahab ennast kehtestada. Sinu potentsiaal on enda eest seista ja oma piire õppida seadma. Et see on see potentsiaali koht siis siin. No mõni näide siis veel, toome selle Ülari näite ka. Et kui täiesti mingi suvaline väike asi ärritab, näiteks Ülar küsis ühes laagris, et aga mis siis, kui mind ärritavad kassid? Ja siis me hakkasime seda analüüsima, et okei, mis sind ärritab nende kasside juures täpsemalt? Siis vist oli see, kui ma ei eksi, et nad sinu õuele tulevad võõrad kassid, eks ju. Oli nii. Siis ma küsin, okei, aga mis sind ärritab selle juures, need võõrad kassid tulevad? Ja lõpuks me jõudsime sinna, et teda ärritab see, et need omanikud ei vastuta nende kasside eest. Et need omanikud ei vaata nende kasside järgi. Ja siis, ehk siis teda ärritab see, kui ei võeta vastutust. Nii. Mis siis, kas siin on sellised inimesi, keda ärritab, kui keegi ei võta vastutust? No tulevad mõned käed, jah. Nii, siis see potentsiaal on see, et esiteks, siin on mitu varianti nüüd. Esiteks, kas on midagi, millest sa oled endale valetanud, et sa oled vastutuse võtmata jäänud enda elus? Või enda ees mingi vastutus, mida sa oled eiranud? Või siis potentsiaal on ka aktsepteerimine. Teiste valikute aktsepteerimine. Ja tegelikult teiste eest mitte vastutuse võtmine. Et kui te tahate varju küljes leida potentsiaali, siis te peaksite endalt küsima, et mis on see, mis mind tegelikult ärritab selles olukorras? Mis on see minu isiklik valu selles olukorras? Ja võt siis sa leiad sügavamalt selle potentsiaali ülesse. Aga näiteks kui mind häirib naiste rahvad, kes räägib. Mis sind selle juures ärritab? Kinni. Ei. Mis sind selle juures ärritab? Sind. Ei, oot, rahune nüüd maha. Ei, ja veel kui seal on see nunnu peen kilevel ka väga. Okei, ma küsin siis, kas sind ärritab see, et sulle tundub, et nad on võltsid? Ei ole isegi mitte, et seal ei ole võltsid, aga vaid, et kuidas see mingi kui mis kuradi planeedil sa elad, et see on nii päike oleb või nagu ma tean. Päike mulle rõõmsameelne. Kas sind ärritab, et nad võtavad tähelepanu enda peale? Kui ma vaatan teda lihtsalt läbi screen'i, ta ei saa minu tähelepanu enda peale. Aga ta saab väga palju tähelepanu, mida sina ei saa. Häälega. Enda olemusega. Midagi on veel. Vaata Annaliis, ta saab nii palju tähelepanu, et me siiamaani räägitavast.
see on telekas. No aga ma saan ka tähelepanu, see on mul puhkus. See ei ole telekas. Ma tahan tähelepanu Vastand äkki häirib. See oli muidu vihje sulle, Anna-Liisa. Sa saad ikka veel tähelepanu. Mind häirib, et ta saab tähelepanu, see on, see ei kõneta. Kes need on, kes niimoodi räägivad? Naised, kes need on? Mul oli kõige rohkem, näiteks ma ütlen nime välja ka, trigerdas mind Stella Shakti. Täna ma saan aru ta loomusest, ta meeldib mulle, mis ta see story taga on. Aga nagu see hääl oli, ma ei tea, kaua mul läks aega. Võib-olla ta tõi üles sinus mingisuguse selle õrna naiseliku aspekti, mida sina ei julge. Nii, ja leidsime juba potentsiaali ülesse. See on see koht. Ja eheduse teema ka. Ja, see on ikka see koht. Ikka see koht. Et ja varjuküljega ma soovitan kõige rohkem, te saate tööd teha ikkagi läbi teadvustamise. Pidades varjupäevikut näiteks. Panete järjest kirja, mis mind ärritab. Panete järjest kirja. Ja niimoodi aina sügavamale. Vaata, Anna-Liisal väga hea, et sa tõid selle näite, sellepärast, et tal tuli hästi palju emotsiooni. Hästi palju emotsiooni. Ja kuna see emotsioon oli seal ees, siis ta ei saanudki väga sügavamale vaadata, et mis seal tegelikult nagu on. Sest ta ainult plähmas selle emotsiooni sees. Noogutab selle alandlikult. Nii, et sul peab ise endal olema huvi seda uurida. Siis sa saad need selged vastused. Lähme ta ei olegi mina. Lähme mina. Nii, lähme edasi. Et varjupäevikut pidada ja panna sinna kirja järjepidevalt, mis mind ärritab. Mis mulle haiget teeb, võib-olla. Et see on imeline viis ennast hakata teadvustama neid pimenurki, neid kohti, mida ma ei taha endale tunnistada. Sest vaadake, need kohad, mida te ei taha endale tunnistada, maailm toob need võimendatult, karjuvalt teile näkku ja annab jalaga ja teeb haiget. Aga kui te ise vaatate ehedalt iseendale otsa, siis need väga suured raputamised jäävad ära lihtsalt. Ja raputamisi ikka tuleb, sest me oleme inimesed ja meil on vaja igasuguseid kogemusi saada, et kasvada. Aga need ei tule päris nii raskelt enam, sest sa oled ise endale parim sõber ja terapeut ja lähedane. Et hakkab see eneseteraapia nagu tööle seest poolt. Nii, kas varjukülje kohta hetkel on küsimusi üleüldises mõttes? Minul üks on. Ja? Näiteks, kui ma ei kasuta enda täispotentsiaali või minu kaaslane näiteks ei kasuta täispotentsiaali, siis kas see on saboteerimine? Mis mõttes? Et see aktiiv on saboteerimine. Mõtlen. Kuidas seda tuua? Ma ise proovin seda tunneta, kuna see on miski, mis mind ärritab. Et sind ärritab see, et sinu partner ei kasuta täispotentsiaali? Ma näen seda potentsiaali, siis nagu, et miks sa valid ikka selle madalama? Ja siis on ikkagi see, kui sind ärritab, siis on see, et kaks varianti. Kas sind ärritab tegelikult see, et ta ei võta sind kuulda ja ei tee sinu tahtmise järgi, et hakka nüüd ometi oma potentsiaali kasutama. Seal on üks asi. Ja teine asi see, et ise, kas sa kasutad, on ju? Ja kolmandana üldse see, et miks ma valisin sellise partneri ja miks ma reedan ennast. Aga see on kõik erinevad, täis 3 erinevat asja tegema. Ongi. Sa pead vaatama, milline see on neist. Võib-olla kõik need. Võib-olla on need kõik. See on ka okei. Ja võib-olla mingis mõttes need jooksevad nagu kokku. Siis sealt lähtudes teha see enda selgeks. Põhivõti on see, et kõik lähtub sinust ennast. Peaks vaatama, miks see mind häiritab. Teises inimesed ei ole ka asi. Lõppkokkuvõttes. Nii, seal on veel üks käsi. Inimesed räägivad tasakaalust, näiteks suhteliselt on 2 poolt ja kaks osalist ja kõik, mida ise räägivad, tahavad saada, siis ise seda välja anna. Ise käituvad tasakaalukust, aga räägivad tasakaalust ja siis tahavad ainult vastu võtta, aga vastu ei anna.
mis koht see on? et sind ärritab see, mis sind siis ärritab selle juures? ärritab pigem natuke nagu pettumus, näitab inimest nagu võistlus kuidagi välja. Võib-olla seda, et vaata, see näitab, selline käitumine näitab seda, et selle inimese enda sees on tasakaalutus. Et ta ei armasta ennast või ei väärtusta ennast ja püüab seda kompenseerida väljapoolt ehk siis nõuda teistelt. Just räägivadki tähelepanust, et ikka kui inimene on tähtis, siis see leiab aega lõike, tuleb leida, kuulata, tuleb rääkida, kui rääkida ei saa, siis asi ei toimi, ise ei räägi, aega ei leia. Vot, eks ju. Sest nende enda sees on valu ja konflikt. Aga siis nagu see, siis peaks ise mitte sekkuma lihtsalt nagu natukene distantsõlma. No, kui sa, jah. Iga nendes siis tulebki lihtsalt nagu hoida kinni või endast kahjutmise pärast eemale hoida lihtsalt. Et mida see sulle peegeldab? See, et tema nõuab sinult seda. See peegeldab sulle midagi, et sina saad sellega tegeleda. Kusjuures Raidoga me just rääkisime vist sellest, mäletad ükskord? Eile või? Millal me rääkisime sellest? Vaata, sa rääkisid, et sinu... On ju, tahad sa rääkida sellest? Nagu nii telepaatia, vaata. Ma ütlen lihtsalt seda, et see, et sa selle inimesega suhtled, see räägib ju sinust. Nüüd 2 inimest järjest on. No seda enam. Nüüd ongi küsimus ongi. Sul on 2 suurepärast õpetajat. Oleks tervenemist, et asi oleks tasakaalus. Mida sina endas avastasid, kui sulle peegeldas, vaata, tagasi seda sama asja? Et sa oled... Mingi enese kehtestamine või mingi piir, noh. Kusjuures täpselt see teema on juba õhus, me sellega hakkamegi tegelema. Sa ütlesid selle sõna välja, et tema on tähtis või et tema peab ennast tähtsaks. Tema kuulamine on tähtis. Mis õppes üldse nagu minu poole, et kui ma kuulan? Sina ütlesid välja sellise lause, kui ma õigesti praegu mäletan, et tahaks, et oleks tasakaalus, et mina annan talle ja tema annab mulle vastu ja mingi ootused. Ise presenteerijates on niimoodi, et suhtes on 2 poolt ja ei ole, et üks on süüdi, mõlemad peab panustama. Et see panustamine kuidagi läheb ühe poolest nagu. Ehk siis, et sina panustad? Jah, on nagu täida kokkulepet. Ja vastu ei tule. Vastutame jutuga müüb maha sulle ennast, et kui siis nii-öelda. Võib-olla seal on mingi suurem tagamata, ta ajatakse võib-olla kuidagi kätt saada minu elu energiasse, aga mis see mulle peaks õpetama? Enese kehtestamine mul on küll üks õppetund ja omast korras mul on sellega vähe vähem, et mul on piirid ja kuskilt ma hakkan nagu stoppida. Võib-olla ka vajaduste väljendamine äkki. Ja samas millegi pärast sa valid selle inimesega suhelda. Ja seda kindlasti. Vajaduste väljendamised nagu on ka midagi jäänud sinna nagu egomüüri taha, ehitatud piiri taha nagu. Et räägitakse, et meil on vaja rääkida tunnetest, räägid tunnetest, inimene ennast teavad ja teed siis mõtma. Ja siis nagu jätta mulle paha mulje, et ma tegin valesti, et ma kokku leppelis, et ma läksin asjadest avale südamega rääkima nagu. Et nagu tahad, siis ei taha, nagu, et nagu otsust ära, mis tahaks nagu, et nagu see ongi nagu teise nurgast nagu naiste mõistmine. Lõppkokkuvõttes me saame endaga tegeleda ennast muuta. Et iga inimene võiks selle ära teadustada. Kui sa teda, põhimõtteliselt on 3 võimalust. Igas situatsioonis on 3 võimalust. Kas leppida, lahkuda situatsioonist või muuta situatsiooni. Ega sul rohkem võimalusi ei ole. Aga mida sina mehega soovitasid talle sellises lahkumine oleks nii erget toomine, aga teised variandid ei proovitud nagu. Nüüd on ka. Et nagu... Situatsioonist lahkuda ei saa. No saab lahkuda, aga see jätab kerge käelise mulje. See tuleb projekti jutud, et mis on nii kergelt loomuda. Sa tahad teada, mis ta see vari on? Mis on nagu minu postis on, kas siis tuleb hakata lihtsalt julgemalt kust ära kinni on. Väljendamine sulle ei sobi, see ei ole. Sa arvad, et sa läheb selle tegema mulle? Väga otseselt. Mitte leppima. Sa tegelikult ütlesid välja ka juba enese kehtestamine, aga seal on üks asi veel, me sellest kohe räägime ka. Teeme nii, et kui sa, teeme nii, et kui sa lõpuks seda vastust ei saa, siis tuleme selle juurde tagasi. Teeme nii. Nii, aga siis ma annangi Raidole üle. Mina räägin siis enese tähtsusest ja jõuame selle enese väärtustamiseni. Ja see väga otseselt puudutab see, mis sa küsisid. Ma korra loen Castaneda sisemisest tulest ühe lõigu. Võib-olla olete Castaneda lugenud.
kas ta edasi kirjutab niimoodi. Enesetähtsus on inimese suurim vaenlane. Inimest nõrgestab just see, et ta tunneb end oma kaasinimeste tegemiste ja tegemata jätmiste pärast haavatuna. Enesetähtsus nõuab, et inimene oleks suurema osa oma elust kellegi peale solvunud. Inimese suurim vaenlane. Ma ei tea, kas ma saan ilma mikrofoni? Sa tahad ilma mikrofoni? On okei. Ühesõnaga, see on miski, millest võib-olla nii igapäevaselt ei räägita, aga räägime sellest. Mis asi see enesetähtsus on? See on üks, kui Jaan ütles, et see Ülimina laagri kontseptsioon on oma potentsiaali avardamine ja selle integreerimine igapäevasesse praktikasse järjest rohkem ja rohkem, siis enesetähtsuses peitub meeletu potentsiaal. See on nagu üks käsipidur, mida me hoiame peal igapäevaselt ja me jätame väga paljud asjad tegemata. Mis asi on enesetähtsus? Enesetähtsusel on mitu kihti. Enesetähtsuse esimene kiht on see, et mina olen tähtis. Ma olen oluline. Märgake mind. Mina. Ja selle all, see teine kiht selle all on tegelikult ebapiisavus, ebaadekvaatsus, enesekindluse puudumine, enesehaletsus ja sellised ebapiisavuse pidevad kahtlused. Ja kolmas kiht on see, et ma olengi hale, ma olengi ebapiisav. See on seal all peidus. Sest inimene, kes tegelikult, vaadake enda elu või vaadake enda tutvusringkonda, inimene, kes tegelikult ennast väärtustab, ta ei pea kuidagi moodi kompenseerima ennast paremaks. Ta ei pea tegema ennast paremaks. Ta saabki olla ehe, ta saabki olla selline, nagu me olime siin, kui me siin naersime. Väga paljudest tuli välja midagi, mida nad igapäevaselt ei kasuta. Ja isegi oli arutelu, et huvitav küll. Ma ei tea, miks me igapäevaselt nii ei ole. Tegelikult on tore olla niimoodi. Põhjuseks on tegelikult enesetähtsus, mille all on peidus enesehaletsus ja ebapiisavuse tunne. Sorry, kui ma selle nüüd niimoodi päevavalgele kohe otse toon, aga kas pole meile nii? Ja selles mõttes ta on hästi peen ja salakaval, et kui nüüd keegi ütleb, et nii kunagi oli küll enesetähtsus, aga mul enam ei ole. Ilmselt ikka on. Või et mul on küll ta, aga ta on mul täiega kontrolli all. Ka võib olla pigem sellel inimesel ikkagi teema. Ma olen sellega juba nii palju tööd teinud, et ilmselt. Ma rohkem ei pea sellega tegema. Just. Sest mina julgen küll tunnistada, ma aeg-ajalt kohtun temaga taas ja kohtun nendes situatsioonides, kus ma justkui ei tunnen, et selles situatsioonis ma ei ole piisav või väärtuslik. Ja siis ma hakkan kuidagi moodi võimendama enda väärtust. Näed, pange palun mind tähele, ma olen tähtsam. Või nõudma mingisugust õigust välja, ma ei räägi sinust praegu, ma räägin veel näiteid juurde. Ei, sa võid minust rääkida. Või mingeid võimendatult mingeid piire seadma, mis võib-olla poleks vajalikud või kaitsesse või rünnakusse minemine või ongi mingi õiguse tagaajamine, mingite asjade välja nõudmine, eks ju. Mina olen tähtis, minu vajadus on praegu siin tähtsam, eks ju, ja nii edasi. Või kohe räägime näidetest rohkem. Ja kust see alguse saab? Väiksed lapsed tegelikult ei võrdle ennast teistega. Nad ei teagi, et nad on paremad või halvemad ja suur probleem tuleb sellest, et me hakkame ennast teistega võrdlema. Ja miks see on suur probleem? Sest me leiame alati kedagi, kes on meist paremad ja me leiame alati kedagi, kellest meie paremad oleme. Ja selles mõttes me lahkume enda nagu sellise haavatavuse ja eheduse juurest. Me tekitame endale teatud loo iseendast. Ja sellepärast on see probleem. Me jääme oma loosse kinni. Me ei ole sellises siin ja praegu olemises, vaid mingis loos ja identiteedis iseendast. Ehk siis enese tähtsus on lugu iseendast. Ja lapsepõlves sai ta ilmselt alguse, kui toimus see võrdlemine või see enda reetmine kuskil mingis situatsioonis ja kus sulle öeldi, et vaat sellisena sa ei ole piisav. Ja siis hakkas neid väikseid selliseid momente tulema, kuni lõpuks oli arusaamine, et okei, selleks, et ma oleksin piisav, selleks ma pean midagi tegema.
ma pean kuidagi ennast ära kompenseerima. Kuidagi väga mõtlikuks läheb. Me mõtleme kõik oma lapsepõlve peale praegu. Aga samas ei ole ju halb. Sellega sul tuleb oma haletsus sellest välja ja sa kogud jälle jõu ja nagu just nimelt. Ja. Nüüd korra vaadake, küsige iseendalt, et huvitav, kes minu tutvusringkonnas või ma ei tea, kolleegiumis või sugulaste hulgas, kellel seda enesetähtsust on natukene rohkem võib-olla kui kellelgi teisel, kes ma ei tea, tuleb teil ette silme ette. Tema kohta võib ütelda, küll ta on enesetähtis. Tuleb meelde? Mis sellest märku annab? Enesekindlus? Pigem ebakindlus, jaa. Pigem ebakindlus, mida püütakse kuidagimoodi siis ära kompenseerida. Teate, see on nagu purjus inimene, kes püüab kainet inimest mängida. Ma kõnnin küll väga sirgelt, aga tegelikult olen purjus. See on midagi sellist. Sealt see tuleb nagu juba, ta tuleb sulle enesetähtsusega niimoodi ruumi selleks, et ta on juba, nagu tema valutab nagu esimesena selle ära, et see on kaitse. Jah, see on kaitse. Enesetähtsus ongi kaitse. Enesetähtsus on oma enesehaletsuse maski kaitsmine. Ma püüan ära varjata oma enesehaletsuse, mis on seal peidus, et jumala eest ei näeks seda. Aga see ei pruugi kõik olla üldse teadlik. Enamus inimesed teevad seda väga ebateadlik. See on väga ebateadlik, just nimelt, see ongi väga ebateadlik. Meeletult ebateadlik. Aga millest veel märku annab, et vaat see inimene pigem on enesetähtis? Kontrollib, võimukas, manipuleerimine, nartsissism ja kõik, mis võimalik. Empaatia puudulikkus on ka. Valikuline empaatia. Valikuline empaatia. Minu meelest need ka, kes kogu aeg võib-olla kõike nagu naljaks teevad, siis tegelikult nagu midagi nad selle all peidavad, sageli kasutavad huumorit kaitseks. Ja ma tahan ikkagi nüüd öelda seda, et siin ei ole, ma ei taha, et te ütleksite, vaat see inimene on enesetähtis, see inimene ei ole, meis kõigis on enesetähtsust. Aga kui see läheb nagu käest ära, siis tal on väga tugevad kahjulikud mõjud. Mis on siis enesetähtsuses kasulikku? Korjad oma take your shit together ja läheb edasi, et lihtsalt maailmas hakkama saada. Enesekehtestamise katse midagi üritab. Siis sa jää selle ohvri rolli vaata, et ma haletsen ennast edasi, sa enne kogud ennast võib-olla jah, see ongi see, et see piir, et jääda stabiilselt normaalseks, et ennast kokku korjata, sa lähedki liiga enesetähtsaks, sellepärast, et sa ei pea olema, aga need just nimelt see inimene, kes tegelikult päriselt on endaga kontaktis, see on ennast väärtustav. See on ideaalsus, aga tegelikult see on mitu tahku lihtsalt, on ka enesetähtsus ja nii öelda, et edasi toimida sa oled. Enesetähtsus lihtsalt on tasakaalust väljas olemine. Ja see enesekehtestamine on seal oluline võti. Jääme sinna, et mis on need kasulikud kohad enesetähtsusel veel? Ma mõtlesin ühte asja, et see lödipüks võib ka samas olla väga selline agressiivne selles mõttes, et kui ta näiteks läheb oma last või sõpra kuulama suures mures, või ükskõik mis teine ütleb, ta paneb selle suhestab iseendaga. Mul oli ka nii, et ei kuule üldse teist ja see võib olla väga agressiivne käitumine, siis nagu selline eiramine näiteks lapse jaoks. Ehk siis ta ei ole kunagi kohal, ehk siis ta nagu hüüldab mingil määral selle teise inimese. Ainult tema mured on kõige tähtsamad. Ja selle all tegelikult, kusjuures tema mured on kõige tähtsamad. Kui teate üks väga selline äärmuslik näide sellest enesetähtsusest. Teate, see valu, mida mina oma elus olen kogenud, see on kõige suurem valu. Oota, kuula, see on minu valu, enne see. See on minu valu, saate aru, mina olen palju tähtsam oma valuga kui teie. Ma võidan, ma olen number 1. See on see enesetähtis ohver, kes ühesõnaga vahepeal meie valu on niivõrd suur, et see loob suurepärase pinnase enesetähtsuseks. Ja miks ma sellest nii palju nagu jahun ja räägin, on see, et märgata enda puhul, kus ma siis lähen enesetähtsusesse, sest meis kõigis on seda. Ja kuidas siis avaldub enesetähtsus, siin osa asja toodi välja, see avaldub uhkuse kaudu, see avaldub ahnuse kaudu, see avaldub kadeduse kaudu, tegelikult
ka see avaldub igasuguste vaidlemiste kaudu. Kaks küsimus. Et mis on vahe sellel enesetähtsusel ja egol? Et nagu see negatiivne ego või ego. Ego iseenesest ei ole halb. Jah, aga kas seal on vahe siis enesetähtsus ja ego? Ma praegu nagu kuulan, siis see on nagu minu jaoks ongi see nagu, mina ütlen selle kohta nagu ego või negatiivne ego. Ma võin tuua näiteks näite, kus kohas mina olen enesetähtsus täiega maksimumi peal. Me ei jõudnud ühte küsimust ära vastata. Siit see avaldub, sorry Anneliis, aga siin see avaldub tegelikult. Kusjuures ma ei taha ütelda, et see on hea või halb, ma lihtsalt ütlen, meist kõigis on seda. Küsimus ei ole selles, lihtsalt vahepeal me sõidame teerulliga teistest üle. Kui sa niimoodi küsid, et mis vahe on enesetähtsusel ja negatiivsel egol, ma ei oska nii kohe vastata. No, ego on lugu minust endast. Aga enesetähtsus? Enesetähtsus on teatud ego avaldumine. Teatud ego avaldumine selles mõttes, et ma kuidagimoodi kompenseerin iseenda väärtuslikkust. Või alaväärtust kompenseerin. No selles mõttes kompenseerin, et ma ei ole piisavalt väärtuslik, siis ma hakkan seda kompenseerima tähtsamalt. Jah, et see on nagu mingi ego avaldumine, siis nii võib küll öelda, jah. Aga väga suur osa egost. Kui meil on haav, siis me olemegi enesetähtsad selles osas ju. Sest et siis me hakkame nagu kuidagi sellega maailmaga teistmoodi suhestama. No minu jaoks, et siis sa oledki nagu egos. Jah, sa võid nii öelda. Selles mõttes sõnad on tühjad, me ise asetame sõnadesse ju tähenduse. Aga Anna-Liisa, sa ütlesid, et mingites kohtades sa oled täiega nagu... Ja, mis on? Ma kavatsen jätkata seda täitsa madalalt. Ja. Ma teen tööd ja mul on näiteks kontoris mingid kindlad, mingid asjad ja kus ma tean, et peaks mingi keegi veel tegema, aga tema tempo on lihtsalt ta nii liikur minu kõrval ja nii edasi. Ma võtan seda kontrolli täielikult enda ette, teen kõik asjad ise ära, ma lülitan oma emotsioonid välja, mind ei huvita, kas ta solvub selle peale, et kas ma arvestan temaga või arvestan ja lihtsalt ma organiseerin, möllan, teen, need asjad on tehtud ja mul on pohku, kes see õhtuks mu peale solvub. Ma teen oma tööd niimoodi. Ja siit lihtsalt tuleb välja see, et mis on enesetähtsuse kahjulik moment. Pärast räägime täpsemalt sellest, aga üks nendest on see, et see on tohutu energiakuluga. Meeletu energiakuluga on see. Sa saaksid palju efektiivsemalt elada. Kui me räägime üliminast ja elamise kirest, siis võib-olla, kui me raiskame selle energia vales kohas ära, siis meil ei ole lihtsalt aega ja energiat, et kiriklikult elada üldse. Sest et see energia ei kulu mitte ainult selle peale, et sa kolleegide eest teed töö ära, vaid selle peale, et sina kannad seda valu ja neid emotsioone endaga muudkui kaasas ja see kompenseerimine, mida sa teed, selle peale läheb see energia tohutu. Ja hästi teravaks muutun ja ma võtan endal naudingu käest täielikult ära. Absoluutselt, nii ongi, elamise kirk kaob. Ja, nii ongi. Et lõpp kusjuures... Anna-Liisa, vaata, mis seal veel juhtub, on see, et lõpuks me sa jõuad lõpuks tegelikult välja enesehaletsuseni. Ja, me jõuan, sellepärast, et mul on vaja tempot hoida, et asjad oleks tehtud. Ta on rahul, selles mõttes ta teeb selle asja ära, mis teda häirib ja ta on sisemiselt päeva lõpuks rahul. Aga see rahul ei ole väärt siis seda tegevust. Aga tühjem ka. Aga sellega muutub siuke kontsentreeritus, et ma olen kogu aeg nii fookuses, et kui keegi ütleb, teeme lõpu nalja, mul ei ole aega. See on see, et ta võtab nüüd selle nagu, ma ei oska nagu minna seda lõpusse rolli. Päeva lõpus on see, et ta või vaene mina, ma kõik seda tööks ära tegema, aga tegelikult sa ise ei lase enda nagu puhata ja võtta nagu see. Ärme räägi läbi segi. Ühesõnaga, põhipoint on selles, et enda vastu aus olla. Mina saan tegelikult ainult iseenda sees öelda, kas ma olen ehe ja haavatavuses või ma praegu kompenseerin ära. Ma tuleks korraks selle tööteemale tagasi, sest minu töös on seotud see ellu jäämisega konkreetselt siin otseses mõttes. Otse peale ja rünnata.
väga tihti. Aga mitte igas situatsioonis, aga need on enamus juhtumid on sellised, et me oleme sunnitud seda tegema ja kasutama. Et ei ole alati halb, vaid see on lihtsalt meie enda elu jäänud. No otseses mõttes kui füüsikat elu jäänud. Mina ei ütle üldse, et see on halb või hea, ma ütlen seda, et samamoodi nagu nuga on terav ja sellega võib igast asju teha, siis enesetähtsust on vahepeal justkui vaja, et minna natukene rohkem teerulliga teisest üle sõitma, kui et ennast kehtestada ja oma piirid seada. Aga lõpuks peaks tulema sellesse ehedasse tagasi. Aga kui sa pidevas sellises enesetähtsus oled, siis on halvasti. Üks jutt oli veel siin, mis ma kuulsin eile energiate röövimisest ja mingist sellist asjast. Ka see on tegelikult enesetähtsuse teema, sellepärast et inimene tunneb, et ta on ebapiisav, ta pidevalt peab olema kontrollis. Äkki kuskilt keegi võtab minult midagi ära, mul niigi on vähe. Et saate aru, sorry, et see tundub nagu naljakas praegu, aga inimene, kes tegelikult ennast väärtustab, ta on endaga täiega kontaktis, ta suudab ennast kehtestada, tal ei ole seda teemat. See teema tuleb sellest sisse, et ma pean pidevalt ennast kehtestama, sest ma pidevalt olen, aga see ei ole enam nagu enese kehtestamine, vaid see on nagu, see, millest rääkis ka Ingmar, et micromanagement käib. Margot, üks küsimus sellega, mis just mainisid, et kui ma Mariaga tegelikult siis suhtlesime meie meilis ja siis tegin kaugkõneldusseetsi Mariaga, siis see tulem oli seal see, et Maria andis mulle tagasisidet, et minu siis energiaväli lekib ja et mul on palju võõrast energiat toob siis 2 kuud tagasi. Et mida see tähendab? Vasta sina, mina juba. Et sinu energiaväli lekib ja sa pead sellega tööd tegema. Ja et seal on palju võõrast energiat. Ma ei tea, kas ma hakkan sellega niimoodi vastama. Ma arvan, et see on täiesti, me võiksime sellest teha eraldi 2-tunnise asja. Okei, lühidalt siis. Ma arvan, et võiks vaadata otsa sellisele asjale nagu enese haletsus ja enese mitte kehtestamine. Et millega oled sa seest poolt teinud enda loomuliku kaitse nii nõrgaks, et sealt on hakanud tekkima? Kusjuures me mõned praktikad siin teeme ja sealt võib saada vastuse. Et see praegu on selline arutelu ja teooria jutt. Igal juhul enese tähtsuse troonilt tõukamine on üks väärtuslikumaid praktikaid. Ja just sellepärast, et me saaksime olla ehedad need, kes on päriselt olema, sest teisel juhul meil lekib kuhugi valesse kohta ära, kuhu ei peaks lekkima. Nii, miks on enese tähtsus kasulik? Sellepärast, et me läbi selle õpime nägema oma haavasid ja varjukülgi, varjukohti. Me saame oma pime nurgad kätte. Huvitav, miks ma täna käitusin nii, nagu tegelikult ma ei tahtnud käituda. Tegelikult see oli nagu natukene enda reetmine, kui ma praegu niimoodi vaatan. Siin peab midagi peidus olema. Ja hakkan vaatama, samamoodi nagu Maria ütles, päeviku pidamine. Pead päevikut ja vaatad. Mingi muster hakkab korduma, seal peab midagi olema. Potentsiaal on tohutu peidus. Mis sellest kahjulikku on? Enesehävituslik emotsionaalselt, suhteid hävitav. Mis seal veel on? Sest isegi kui sa arvad, et sa tollel hetkel teed enesetähtsusega justkui head endale, siis kui ümbritsevatele inimestele teed kellegi töö ära või mida iganes, siis tegelikult see sinu reaktsioon või see, mida sa seal teed, see tegelikult kahjustab neid suhteid inimeste vahel. Ja ma ütlen veel kord, et vabandust, et ma selle nii selgelt kohe siia selle elevandi toon. Miks ma ütlen, et vabandust? Just sellepärast, et mõne inimese jaoks see praegu tekitab väga tugevaid reaktsioone. Ja miks? Sest nüüd sa tõid selle päevavalgele, mis tegelikult on minu relv olnud. Ja see on nüüd paljastatud, jah. Kuigi tegelikult see on väga kasulik, kui selle läbi näed, sellepärast, et siis saab minna haavatavusse. Miks inimesed ei julge haavatavusse minna? Issand jumal, mida nad minust arvavad, kui ma näitan, kes ma päriselt olen. Siis
siis mind hüljatakse või reedetakse, eks ju. Nad on kogenud mingit valu, meeletu nad on olnud haavatavad. Ja nüüd selleks, et sellest valust eemale saada, pigem ei lähe haavatavusesse ja õrnusesse. Pigem on kaitses. Ja see räägibki sellest, et ei ole haavatud. Kuidas? Kas on inimest, kes ei ole haavatud? Kõik me oleme saanud oma laksud, jah, just nimelt. Küsimus on selles, et kui eneseteadlik sa oled. Kui hästi sa ennast juhid, kui... Andres, haavatud ja haavatavus on erinevad asjad. Haavatavus on ehedus. Haavatavus. Aga see, et haavatud, eks ju, sul on mingid haavad. Jah. Aga miks me ei julge olla haavatavad ehk ehedad ja nii-öelda täiesti avatud mina ise, sest siis võib tulla mingi rünnak, äkki keegi teeb mulle haiget, äkki keegi ei võta mind vastu sellisena, nagu ma olen. Jah, seal on see erinevus. Kaitsefunktsioon. Aga paratamatult see maailm ongi ju selline, selles mõttes, et kui sa oledki haavatavusest, siis kasutad seda ise ära. Tegelikult, ei. Miks ei ole? Inimene, kes ennast väärtustab, kui see meil praktikas saame seda kogeda ka, inimene, kes päriselt ennast väärtustab, tal on oma piirid paigas, tal on oma põhimõtted paigas. Ma saan aru, et inimene, aga kui sa lihtsalt töö pärast või mida iganes sa toetad inimestega, kellel ei ole piirid paigas, nad lihtsalt kasutavad neid inimesi ära, kes... Aga need on nemad. Las nemad olla selles, aga sina võid olla ennast väärtustav. Ma võin olla selles suhtes, aga võib-olla töises mõttes või ärilises mõttes ma võin anda pärast sellest kahju. Okei, ma sõnastan siis paremini selles mõttes, et... Mis on vaja ära eristada? Sõnastan paremini, et mul on piirid paigas, ma väärtustan ennast, aga sellegi poolest ma saan olla südames ehe, avatud ja haavatav. Mina ise. Aga sellegi poolest enda eest seista. Et ma ei lähe nagu ennast reetma ikkagi, vaata. Et see on see vahe. Aga mitte, et ma panen haavatavuse kuhugi peitu, on ju, ja lähen teise äärmusesse ja nagu võitlema. See ei ole ka see. Ma ei mõelda seda. See on midagi sarnast ikkagi. Manipulatiivne ära kasutada, lihtsalt seda ei palju. Ühes äärmuses on enesetähtsus ja näiteks agressiivsus. Teises on enesehaletsus ja ma ei tea, mis agressiivsuse vastand võib siis olla. Selline ohver. Ja siis seal keskel on eneseväärtustamine ja enesekindlus. Et jõuda sinna, enesekindlus. Ehk siis tasakaalu küsimus on seda praegu, millest me räägime. Haavatavus ei ole nõrkus. Haavatavus ei ole enesehaletsus. Ärge tõmmake sinna seda võrdusmärki. Haavatavus ei tähenda seda, et sa saad rünnata. Tegelikult vastupidi. Kui sa oled tõelises haavatavuses, armastuses ja südames, siis ei saa mitte keegi sind rünnata. Nii kui sul on kaitsed üleval, siis tuleb alati rünnak. See on see, kuidas energia toimib. Kui sa oled haavatus, sa oled lahti enese ees, eneseteadlik. Selles hetkes kohal olus, kui keegi manipuleerib, siis sa tead. Sa näed läbitust. Sa oled nii kohal, et sa nagu... Ja selle enesetähtsuse kahjulikkus seisnebki sellest, et kui sa kasutad enesetähtsust, siis sa justkui minetad iseenda, sa pidevalt reedad iseennast, sa ei ole endaga kontaktis enam, sul tekib enda suhtes, nagu alguses rääkisin, mingi lugu, pidev enesekompenseerimine, enesetegevuses mingi kompenseerimine ja selle kaudu ei ole see enam enese kehtestamine, mida sa teed vajaduse, vaid sa lihtsalt sõidad teistest üle. Sul jäi veel pooleli väga tähtsast kohast minu arust rääkimine. Mis see oli? Minu arust see, kas sa avaldumisest rääkisid veel? Jaa, avaldumisest oli juttu. Räägi veel, kuidas sa avaldud neid erinevaid kohti. Sest seal on nii palju seal on palju magusaid asju. Kus, ma ei tea, mida sa mõtled? Pane edasi. Siis me jäime kuskile rääkima, vaata millegagi. Näiteks otsuste ära jätmine igasugune. See võits olemine. Vaidlemine, sellest ei räägitud. Teistest ära otsustamine. Kusjuures see häbitunne, mis käis Veide läbi. Häbi tundmine sellepärast, et ma ei ole endaga kontaktis. Kui inimene väärtustab ennast, on tegelikult ja teab, kes ta on, siis tal ei ole isegi vaja häbi tunda. Ta käitub nii, nagu ta tunneb, et antud hetkel on oluline. Igal võimalik hetkel publiku aja ja tähelepanu ressursi hõivamine kindlasti. Jaa.
see enda nii-öelda esile tõstmine ilma põhjuseta. Kogu meie elu keerleb väärtuste ümber. Ja mis need väärtused on, kellel mis need baasväärtused on, näiteks lähedus või armastus või hoolimine, sõprus, siis eneseväärtustamine võib vahepeal olla niivõrd oluline väärtus, et selle nimel, kui me ei ole oma väärtustega kontaktis ja kuna väärtused loovad meile rahulolu ja heaolu ja kui me ei ole oma väärtustega kontaktis, siis võib-olla me oleme valmis selle nimel kuidagi nagu natukene väärastunult minema, et seda siis saavutada. Ja lõpuks see on liiga sõjakalt nõutud eneseväärtustamine. See eneseväärtus. Kuidas tundub? Mul on üks arutelu enda sees. Jah. Aga nagu räägime sellest, siis justkui nagu rahva pilgu püüdmine või mingisugune tähelepanu. Mingi määral ma tunnetan seda ise isiklikult, olles ka esineja, siis tasulisel ja ka hääle, laulu ja erinevate esinemiste või rääkimiste või juhtimisega, siis seal on nagu see, et väärtus on ka selles, et me saame inimesi tõsta ja me saame inimesi naerma jääda, me saame inimesi ka aktiveerida. Et näeme, et ei tasuks maha teha seda, et me tahame tähelepanu pöörda. Absoluutselt ei teegi maha. See ongi ju motivatsioon või ajend, et miks sa seda teed, on ju? Kusjuures siinkohal minu arvust kõige karismaatilisemad esinejad on need, kes on ehedad. Ja nad ei pea üldse kuidagi moodi kompenseerima. Sest enesetähtsus selles võtmes ei ole haavast tulenev enesetähtsus. Jah. Teine asi, mis mul kõrva jäi, oli siis uhkus. Samuti mingil määral mina tunnen, et isiklikult on oluline tunda uhkust enda töö üle ja uhkust sellele, mida mina olen isiklikus aspektis. Eestlane olla on uhke ja hää ja nii edasi. Üldse uhkusega on ka niimoodi, uhkust on ka, võib ütelda, et on tasakaalus või ei ole tasakaalus. Ja tegelikult iga asjaga, iga emotsiooniga on nii, et seal on, seda on võimalik kasutada kõrgemast potentsiaalist ja madalamast, eks ju. Iga emotsiooniga on nii, kus see võib muutuda hävitavaks ja kus see võib muutuda tõstvaks, väestavaks. Ja need olid need, mis sind praegu kõnetasid, eks ju. Ja mis see siis lahendus enesetähtsuse lahustamisele, eneseväärtustamise suunas? Ega imerohtu ei ole või mingid imetabletti, et kiire lahendus. Enesearmas. Eheduses olemine. Pidevalt küsida endalt sellist küsimust, et kui ehe ma praegu olen. Ja siis sa saad kohe, selle koha peal ma ei ole ehe. Vaata, miks ma ei ole? Vaatad, sealt hakkab tulema vastuseid. Näiteks küsimine, mis mind ajendab praegu tegutsema? Eriti kui see on hästi energiat rööviv tegevus. Näiteks vaidlemine, väga energiat rööviv tegevus. Miks? Üks inimene arvab ühte, teine inimene arvab teist, kaks maailma põrkuvad oma vahel. Ja tohutu energia kulub. Karina Kaartel on. Ma oleks küsimus, et sa mainisid, et need erinevaid manipulatsioon ja uhkus. Ja siis sa ütlesid, et otsuste ära jätmine. Jaa, teatud valikute mitte tegemine. Et ehk siis enda eest põgenemine või mis? Õppetunni edasi lükkamine. Mitte vastutuse võtmine. No ma ei tea, näiteks keegi tahaks minna, hakata laulma. Ei lähe laulma. Sellepärast, et Jumala eest, mis teised arvavad ja kas mul tuleb välja ja tohutu enesealetsus on seal all peidus. Kuskil kuulis, et lapsepõlves, et Jumala eest sina ei oska küll laulda ja alaväärtustab ennast. See on tema lugu ja kui ta sellest loost lahti laseks, kes ta siis oleks? Seal on see enesetähtsus. Ma olen piisavalt tähtis, et hoida oma reputatsiooni praegu ja mina küll laulma ei lähe. Sellepärast, et seal võib olla risk, et mind kantakse maha.
Aga kõik on võimalik õppida. Absoluutselt on. Ennast väärtustav inimene. Sealt teadmatus õhtus hakkab kõik peale. No laulmise koha pealt ikka mõned inimesed on, kes ikka ei peaks laulma. Tead, aga mida teeb siis ennast väärtustav inimene? Ta laulab kodus või? Mingi piirini peaks enesekriitika olema, et on asjad, millest ma olen hea ja on asjad, millest mida äkki pigem ei teeks nagu. Aga laulmist saab ka õppida. Kusjuures? Ma võin duši all laulda, ilma julgen avalikkuses laulda. Ja nii, nüüd lähme kohe praktikate juurde. Ja me järjest lähme step by step edasi. Ma juhendan teid mikrofoniga ja lihtsalt vahepeal oleks vaja... Võib-olla äkki kohe teeme selle ära, et oma pudelid asjad panete seina äärde. Vahepeal me tuleme vaikusesse tagasi, et siis palun püüdke kohe nagu kuulata ja reageerida, et siis me saame edasi juhendada. Eneseväärtustamisega saad aus olla ainult iseendaga. Kuskil keegi ei tule sulle ütlema, et see on nagu laitmatusega. Keegi ei saa tulla ütlema sulle, sa tegid oma maailma parima soorituse. Sina saad ainukesena seda öelda, kas sa tegelikult lasid üle jala või mitte. Sama on eneseväärtustamisega. Ma lihtsalt samal ajal vaatasin seda tüüpi, kuidas ta nimi oligi? Reino oli ta nimi, jah. Ja mõtlesin, et mis see tema enesetähtsus seal on ja siis ma juba mõttega olin täiega seal, vaata, siis ma hakkasin su mikrofoni haarama, sorry. Enesetähtsus oli, vaata, see mikrofoni haaramine. Oli, loogutab. Nii, aga Reino isegi ei kuula, ta ei tea, et ma temast räägin praegu. Nii, et ma räägiks ruttu ära, kus on Reino enesetähtsus. Ma jumala pikalt räägin sinust juba, muide. Okei, ma tahtsin kiusutada. Aga tegelikult ma mõtlesin selle sinu teema peale. Nii, sõnastame selle korra uuesti. Sul on siis selline olukord, et sinu partner sinult nõuab. Nõuab. Nii, sina tunned, et sina annad hästi palju, aga vastu ei saa. Küsin kokkuleppes, mitte ma ei meelest, et annan teile nagu see, mis on nagu enne räägitud, mis oleks mõistlik, kui asi töötaks, kui ma nagu hoian nende kokkulepitud tingimused kinni. Et sina oled täitnud omalt poolt kõik vajaliku ja tunned ebaõiglust. Jah, ebaõiglust võib-olla. Siis kokkuleppes natuke tagane. Tunned enda suhtes ebaõiglust, et ei ole võrdsust justkui seal. Nüüd enda sisse saad sa tagasi peegeldada selle nii, et mis on need olukorrad sinu elus, kus sa oled ise endaga ebaõiglane? See peaks olema ka suhtes. Ei, võib-olla igasugused asjad. Kus sa reedad ise ennast? Ja, kus sa reedad ise ennast? Töö, füüsilise keha kurnamine, kuritarvitamine. Et sa tegelikult samamoodi ju ootad vastu partnerilt. Ja see peegeldab sulle seda, et ka sinul on endale andmise puudus. Sest sinu partneril on sama asi, ta ei anna ka ise endale. Ja sellega ta peegeldab sulle seda, et sina ei anna ise endale. No vot, ja ma kuulsin seda söögilauas ka, sa rääkisid. Vot see ongi see. Ei, rohkem endale andmist. Rohkem enda valimist. Enese väärtustamine, ühesõnaga. Enda väärtustama hakkamine. Just, väga hea. Vali sellest. Me räägime teil, oled nõus? Me räägime teil ühe hästi väikse, aga siis palun tähelepanu. Tahan ikka veel teie tähelepanu. Saingi tähelepanu. Me räägime teile ühe sükse mahlase näite, mis on tegelikult täiega naljakas. Täiega naljakas, sest see on nii väike asi, aga neid väikseid asju juhtub meie kõigi elus kogu aeg. Just neid väikseid asju. Ja siis me ei pane isegi tähele, et seal on enese tähtsus. Ma alustan ja sina lõpetad, eks? See algas nii, et mina täiesti pahaaimamatult tõesti
sobiva padja. Meie voodis siis on ju. Sobiva padja, mis mulle sobiks, noh nii hästi, nii hea padi oli see noh. Pärast seda, kui see oli minu padi olnud juba, ma ei tea. Mitu kuud. Mitu kuud. Jaa, mitu kuud. Aga no, selles mõttes, et ma järsku avastasin, et see on parem. Ja noh, tavaliselt meestel ei ole väga tähtis nende padi. Selles mõttes, et sorry. Ma ei osanud isegi arvata, et sellest võiks nagu mingi probleem tulla. Ma ei mõelnud selle peale. Ma lihtsalt magasin parema padjaga, noh. Sest et see teine padi polnud kohal. Ja siis. Maria on tähtsam mulle kui see padi. Ja kuna Maria on mulle tähtsam kui see padi, siis ma saingi sellega edasi magada. Siis ta saigi sellega edasi magada. Aga kuidagi juhtus niimoodi. Ühesõnaga, sellel õhtul ma mainisin küll ära, et kuule tegelikult mind natuke häiris see, et sa võtsid minu padja. Sest see on minu. Ei. Sa rääkisid seda, et sa spets valisid selle padja, sest tal olid kunagi väga tõsised migreenid, hästi hullud migreenid. Ja see on talle tähtis, eks ju, et ta saaks nagu, noh, kõik oleks siin õigesti, eks ju. Nii, ma sain sellest aru, mille peale mina täiega tahtsin talle seda patja nagu tagasi anda, eks ju. Aga ta ei võtnud. Ja siis ma magasin ikkagi selle padjaga edasi, et meil nagu okei, siis no, ise otsustad, ise sead oma piiri praegu, on ju. Siin lihtsalt kajastub see enesekehtestamine ja eneseväärtustamine edasi. Sest järgmisel päeval puht juhuslikult täiesti etteaimamatult, ootamatult, aga täiesti siiralt. Mul oli räige peavalu. Ja ma ei maininud talle seda hommikul, mul oli vaja hommikul ära minna ja siis ma ei tea, kas ma päeval vist saatsin sõnumi, et kuule tead, mul pea valutab. Ja lihtsalt saatsin paha aimamatult sõnumi, et tead, mul pea valutab. Mul ei olnud isegi meeles see õhtune situatsioon. Ja nüüd tema kujutas ette, et mina räigelt maksan talle nüüd kätte. Ja ma tundsin, et ta... Ja pärast seda, kui ta oli selle sõnumi ära kirjutanud, siis oli veel mitu tundi vaikus ka. Ja siis ma olin veel eriti nagu, noh, mida värki, ma olin nii vihane, tõesti olin vihane. Ma isegi ei nutnud, ma olin nii vihane. Kuni ta siis, korra mul muidugi käis peast läbi mõte, et noh, Raido ei ole tegelikult selline, eks ju, et ta sükseid asju teeks. Et võib-olla tõesti ja tal oli seal lastega asjatamist ja nii edasi ja lapsed koolist võtta bla-bla kõik asjad. Et mul käis see mõte korra läbi küll. Aga kuna minu need mineviku kogemused on täiesti vastupidised, kus oligi neid kättemaksmisi nagu hästi palju ja sellist manipuleerimist, noh just nagu partnerite poolt, siis see oli minu kogemus ja ma automaatselt kohe kogesin seda. Ja siis ma kirjutasin talle mingi kilomeetreid sinna, mida sa teed praegu? Ma olin niimoodi kütsin oma enesetähtsuse pealt, et praegu mina sain siin haiget hoopis, mitte sina. Mul ükskõik, et su pea valutab, minul on praegu. Ja kui ma ühel hetkel neid, no te võite ette kujutada, kui ma ühel hetkel neid sõnumeid nägin. Siis ta tegelikult reageeris väga-väga hästi. Ta tegi kohe äärsõna, ütles Maria, kõik on hästi. Ausalt ei olnud midagi sellist. Ja ta kohe selgitas mulle ära, et mis tegelikult on nii, et ma kohe raugasin maha. Ma ütlesin, saaks nüüd kohe öelda. Et selline lugu. Ja see lahendus väga hästi, kõik lahendus ilusti ära ja ei olnudki midagi. Tegelikult lõpuks oligi see, et kommunikatsioon lihtsalt muud midagi. Aga kes praegu selle padjaga magad? Nii, Reino? Sama küsimus, et ma just hakkasin ise kirja panema, ise enda kohta, et mitte kinni pidama ja mul see pastakas tühjaks, kas sa märkad, see pole see või? See on just märk, et elu paneb proovile siit. Sa pead nagu lahendusega. Tuleb edasi küüda. Vot sellised asjad ja tegelikult
lähisuhetes tegelikult me kõige rohkem kohtume sellega, et me ei hoia oma piire ja, või siis kohtume sellega, et kas me hoiame oma piire, eks ju. Tahad pastakat või? Joo. Ei pääse. Ja et suhetes on tõesti kõige tähtsam see enesetähtsuse teadvustamine, sest muidu te lihtsalt lõhute ja hävitate kõik suhted ära oma elus. Mitte ainult romantilised eriti, aga see on nii tähtis ja nii tähtis, et te teadvustaksite enesetähtsust. Meie Raidoga püüame seda ikka võimalikult palju teha, püüame selgitada teineteisele, et võt mina nägin olukorda nii, tõesti sa kadusid mitmeks tunniks ära, ja tegelikult ta magas autos. Lihtsalt selleks, et ta peavalu ära läheks, et ta saaks tagasi sõita, ta samal päeval võttis lapsed ja pidi meile koju tulema koju tulema ja nii edasi. Et jah, ja ma tean ju seda peavalude lugu, et kui tal peavalud tulevad, siis on tõesti jõudne, eks ju, et ma võiks ju olla mõistev, aga see minu enesetähtsus, minu valu läks seal nii suureks, et ma ei suutnud teda mõista. Ja pärast siis me rääkisime, et minule tundus see olukord nii, temal oli see vaade, eks ju, ja nii me teeme igasuguste asjadega, mis üles kerkivad, kogu aeg niimoodi püüame mõista, et säiliks see empaatia ja teadvustamine ja siis saab tulla kasvamine. Lihtsalt ütlen siia juurde ka ära, et tegelikult nüüd pea valutab tõesti väga-väga harva, võib-olla, ma ei tea, 3-4 korda aastas. Lihtsalt see oli see kord. Aga siinkohal, mis vaja ära öelda, see enesetähtsuse teema, jumala eest, ärge võtke seda selliselt, et nii ma pean muutuma mingiks alandlikuks, lömitavaks, selliseks endast ülesõita lasvaks inimesega. Ei, üldse mitte seda. Vaid tuleb leida tasakaal, et sa ei lange ei ühte tasakaalu ega teise, vaid sa teadvustad ära, et tegelikult praegu ma kulutan mõttetult energiat, mida ei ole üldse vaja kulutada, lõpetan selle vaidlemise, temal on oma tõde, minul on oma tõde, on selge juba, et ja ei, minul ja, temal ei. Et selles mõttes oluline on märgata, et ka alandlikkusel ja alandlikkusel on vahe. Ja päris ehedus on eneseväärtustamine. Inimene, kes ennast väärtustab, ta saab palju rohkem ja rohkem olla ehe ja seal peitub elamise kirg ja ülimine